Ameerika Ühendriikide relvajõud on just avaldanud Iraanile survet, mis on juba läbirääkimiste laual. Täpselt esmaspäeval, 2026. aasta 27. aprillil pakkus Teheran välja Hormuzi väina taasavamise vastutasuks oma sadamate vastase Ameerika Ühendriikide blokaadi lõpetamise eest ja sõja aktiivse faasi lõpetamise eest. Kõige olulisem detail on see, mis jäi ettepanekust välja. Iraani tuumaprogramm jäetaks hilisemaks. Just see punkt, mida Washington ei taha käest lasta. Ja siin muutub asi tõsisemaks. Valge Maja kinnitas, et Donald Trump arutas sel esmaspäeval oma riikliku julgeoleku meeskonnaga uut Iraani ettepanekut. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, usaldusväärsuse standardil Milson Alves News. Ettepanek jõudis kohale piirkondlike vahendajate kaudu, kusjuures Pakistan oli vestluste keskmes. Ja see näitab selget muutust Iraani toonis. Nädalate jooksul püüdis režiim jõupositsiooni kuvandit hoida, sulges läbipääsu, tõstis pinget Pärsia lahes ja süüdistas Ameerika Ühendriike piraatluses. Nüüd püüab see sama režiim avada ukse majandusliku surve leevendamiseks, loovutamata kõige tundlikumat punkti, rikastatud uraani ja oma tuumaprogrammi tulevikku. Valge Maja kinnitas, et Donald Trump pidas seda vajalikuks. Ta arutas uut Iraani ettepanekut oma riikliku julgeoleku meeskonnaga sel esmaspäeval. Pressisindaja Caroline Levitt ei teatanud lõplikust otsusest, kuid tegi selgeks, et peamine nõue jääb samaks. Hormuzi väin peab jääma avatuks ja Iraan peab loovutama oma rikastatud uraani. See tähendab, et Washington kuulas pakkumise ära, kuid ei andnud märku, et loobuks keskpunktist. Ameerika Ühendriikide blokaad ei tekkinud tühja koha pealt. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et operatsioon Iraani sadamatesse siseneva ja sealt väljuva mereliikluse vastu algas 13. aprillil kell 10 hommikul Ameerika idaranniku aja järgi. Käsk kehtib igale lipu all sõitvale laevale, mis üritab siseneda või lahkuda Iraani sadamaalalt, kuid mitte neile alustele, mis lihtsalt läbivad Hormuzi väina teel teiste riikide sadamatesse. Iraan tundis mõju, sest Hormuz on üks strateegilisemaid läbipääse maailmas. See ongi see punkt, mis näitab, miks Iraani ettepanek tundub pigem leevenduse palvena kui jõudemonstratsioonina. Teheran tahab Hormuzi taasavada, sest tal on vaja uuesti müüa, transportida ja vastu võtta. Režiim püüdis kasutada seda läbipääsu poliitilise relvana, kuid Ameerika vastus muutis selle relva Iraani enda kahjuks koormaks. Mida kauem blokaad kestab, seda rohkem rahalised vahendid vähenevad, sadamad kaotavad liiklust ja seda raskem on müüa absoluutse vastupanu kuvandit. Surve avaldub ka sõjaväelisel tasandil. Kaitseallikad märgivad, et vastutusalas tegutseb nüüd 3 Ameerika lennukikandjate gruppi, umbes 200 lennuki, 9 Arleigh Burke'i klassi hävitaja ja 15 000 mereväelase ja merejalaväelasega. See kohalolek on mõeldud näitama kontrolli, järelevalvet ja reageerimisvõimet, ilma et iga tund peaks muutuma uueks rünnakuks. Selline kohalolek muudab Iraani strateegilist arvestust. Iga kiirkaater, iga kahtlane laev, iga katse blokaadi murda on nüüd jälgitav andurite, lennukite, radarite ja sõjalaevade poolt. Sõnum on lihtne. Režiim võib pidada kõnesid, võib süüdistada, võib proovida oma sisepublikule vastupanu müüa, kuid merel on nende tegutsemisvabadus nüüd palju väiksem. Hormuzi lähedal kinnipeetud Iraani kaubalaeva juhtum suurendas seda arusaama veelgi. Levinud uudistes räägitakse, et Iraan soovib säilitada rahavoo, loobumata sellest, mida ta peab oma poliitilise ellujäämise garantiiks. Probleem seisneb selles, et Ameerika surve ongi loodud just selle mängu takistamiseks. Blokaad võtab majanduslikku hapnikku, samal ajal kui sõjaline kohalolek takistab Teherani ähvardust väina tegelikuks kontrolliks muuta. Samal ajal kiirustas Iraan Moskvasse. Abbas Araguchi kohtus Vladimir Putiniga Sao Paulos. Ja Venemaa president kiitis Iraani vastupanu Ameerika ja Iisraeli surve ees. Putin lubas teha kõik võimalikku, et aidata Teherani ja toetas diplomaatilist lahendust, kuid see Venemaa toetuse kuvand näitab ka nõrkust.
kui Iraanil oleks mugav, ei peaks ta otsima kiiret toetust Moskvas, samal ajal kui ta saadab vahendajate kaudu ettepaneku Washingtoni. Režiim püüab näidata, et tal on endiselt liitlasi, kuid see samm kinnitab ka, et ta on surve all. Teheran vajab Venemaad, et näidata poliitilist jõudu, vajab Pakistani, et edastada sõnum ameeriklastele ja vajab Hormuzi väina avatust, et hingata. Aragashi sõnavõtt Venemaa riigitelevisioonis tugevdas seda propagandapüüdlust. Ta väitis, et Ameerika Ühendriigid ei saavutanud oma eesmärke ja seetõttu taotlevad nad läbirääkimisi. Kuid tegelikult oli Iraan see, kes tegi ettepaneku väina taas avada. See ümberpööramine näitab narratiivide võitlust. Teheran tahab näida võitjana samal ajal, kui ta püüab eemaldada blokaadi, mis mõjutab tema enda majandust. Just sellepärast on Teherani ettepanekul kiireloomulisuse hõng. Iraan ei pakkunud Hormuzi väina avamist sellepärast, et ta oleks otsustanud olla maailma kaubanduse suhtes helde. Ta tegi selle pakkumise, sest surve hakkas jõudma valusasse punkti, režiimi rahakassasse. Ja kui raha napib, muutub propaganda valjemaks, kuid manööverdamisruum väheneb. Samal ajal taotlevad teised riigid läbipääsu taasavamist, sest kriis mõjutab juba ülemaailmset majandust. Aga Washington panustab sellele, et ülemaailmne kulu ei tohi muutuda Teherani preemiaks. Kui Iraan sulgeb läbipääsu, ähvardab laevu ja kasutab väina väljapressimise vahendina, siis Ameerika vastus püüab näidata, et režiim ei kontrolli kriisi kulgu üksi. Merevägi Pärsia lahes muudab blokaadi poliitiliseks ja sõjaliseks sõnumiks. Iraan võib tekitada probleeme, kuid ei saa üksi lahendust valida. Kohtumine Putiniga ei muuda samuti seda olukorda. Venemaa võib pakkuda sõnalist toetust, hukka mõista Ameerika ja Iisraeli rünnakud, rääkida vahendusest ja strateegilisest partnerlusest. Aga Iraan vajab praegu kohest leevendust. Tal on vaja müüa, transportida, vastu võtta, majandust üleval hoida ja oma sisemist baasi rahustada. Vene kõnepruuk aitab kuvandile kaasa, kuid ei ava automaatselt blokeeritud sadamaid. Lõpuks sundisid sadamate blokaad, sõjaline järelevalve ja surve naftatuludele Teherani ettepanekuni, mis püüab päästa oma majandust tuumaküsimust puudutamata. Ja just sellepärast kriis jätkubki. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et veelgi aktiivsemalt kaasa lüüa. Koos kogukonnaga Milson Alves News.